sissejuhatust tõesti pole olnud RMK teadusseminaridel, mida muuseas, kes on lugenud, kes ei ole kokku, aga peame me tänavu aasta 5. korda. Nii et tegemist meil väikese juubeliga. Ma püüan siis sellele looduse keeles räägitud sissejuhatusele mõned numbrid veel ette öelda, aga ma tunnistan ausalt, et see päev, kus kolleegid akadeemiast ja kolleegid päriselust, minu jaoks päriselust, ühe korra kokku saavad, on RMK jaoks väga-väga oluline ja märgilise tähtsusega päev, ehk siis me oleme iga päev 364 päeva aastas, siis mütame metsas ühel või teisel viisil ja ei mõtle väga selle peale, kas saaks või peaks kuidagi tegema mingeid asju teistmoodi. Täna on ja 364 päeva aastas kolleegid akadeemias mõtlevad, et pagan, need ei tea seal mitte midagi, et tegelikult peaks tegema hoopis palju ägedamaid, uuemaid, põnevamaid asju, mille peale me kõik oleme tulnud, nad lihtsalt ei saa sellest teada. Aga nüüd siis juba 5. korda on tõesti see võimalus, et meie teadlastest partnerid ja kolleegid ja sõbrad saavad näidata, mida nad on teinud ja meie saame siis praktikutena, keda meid on mitte vähe siia saali tulnud täna, nii RMK-st kui sõsarorganisatsioonidest hinnata, et kas me ka mõne asjaga nendest hakkama saame, mis meile teadlaste poolt välja pakutakse. Aga saame siis näha, ma arvude keeles tahaksin öelda veel seda, et kui seminare on olnud varem siis 4 ja täna 5, siis teadusnõukogu, RMK teadusnõukogu ja RMK teadusfond on tegutsenud veidi pikemat aega, alates 2008. aastast ja tänaseks vaadates tagasi sellele, mis on tehtud ja mis on parasjagu käimas, ma endalegi üllatuseks sain siis rahanumbrites eelasorides selgeks selle, et me oleme nende aastate jooksul jõudnud märgilise numbrini 2 miljonit eurot, mis RMK teadusfondi kaudu nende aastate jooksul kas siis juba käivitatud ja lõppenud või käimas olevate teadustööde rahastamiseks on meil õnnestunud välja käia. Ja 10 aasta jooksul võib-olla ei olegi see nii väga suur summa, aga kõik kokku panna minul oli positiivne üllatus, et see number on tegelikult nii aukordust äratavaks muutunud. Ja selge on see, et kui sa rahast räägid, siis sa pead vaatame üle ka selle, et eriti kui sa räägid riigi rahast, mis on see raha, mida RMK käsutab, siis sa pead vaatama selle, et kas selle kasutamine on alati aus, õiglane ja kõige paremal viisil läbi viidud. Alati tekib küsimusi, kindlasti tekib küsimusi, ma tuletan kõigile meelde, et kõik tänased ettekanded ja ettekandjad on läbinud 3-kordse konkursi filtri selleks, et üleüldse siia püünele pääseda. Esimene filter on see, et meie teadusnõukogu on moodustatud kõige parematest metsaala teadlastest Eestis. Mitte ainult Eestis tunnustatutena, vaid ka rahvusvahelist hinnangut omavatena. Teiseks, me kuulutame iga aasta välja konkursi kõigepealt sellele, mis on tegelikult oluline Eesti metsanduses, mida me täna veel ei tea ja mida me peaksime teada saama. Ja kolmandaks, meil on siis teadupärast nende prioriteetsete välja selgitatud uurimisteemade taotluskonkurss, mille läbivaatamine, uskuge mind, mul on olnud võimalus ka olla selles konkursikomisjonis koos nende Eesti kõige paremate teadlastega, on väga põhjalik ja pingeline protsess, ehk siis absoluutne paremik on täna saanud siia lavale, naudime seda päeva, vaatame, mis me saame sellest kaasa võtta ja eks siis päeva lõpus teeme kokkuvõtted edu ettekandjatele ja põnevat kuulamist ja ilmselt ka kaasalöömist osalejatele. Aitäh!